Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 € ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. 6. käigu paneb sisse Unibet. Mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, pikk laupäev Rally Estonial on lõppenud ja 6. käik podcast võtab selle päeva kokku. Nagu ikka, me ei tea, meil külalised on kokku leppinud vist, et teeme kõik sellise grand enteringi. On siis teinud Rauno Paltser meil sellise sisenemise. Räägi ausalt, kaua sa meiega olla saad? Umbes 15 minutit. Teeme 15 minutit. Aga alustame sellest, et me teeme ajalugu. Me oleme kutsunud stuudiosse Spiooni. Meie enda suurima konkurendi. Selle võime kohe ära klaarida. Konkurents on edasi viiv jõud. 6 käik ei ole konkurendid, vaid sõbrad. Täpselt. Ja tegelikult ma saan nüüd lõpuks olla südamerahuga siin, sest Gunnar tahab kutsuda mind kogu aeg, kelleks sa kutsudki mind? Eksperdiks. Ja nüüd on meil laua taga üks päris ekspert. No, pea pingepondi peale. Just. Mina pean tunnistama üles, et Power Stage'i rallieelsed podcastid ma kuulan alati enne meie podcasti peeneks. Aitäh. See tähendab, et me teeme head tööd. See teeb pool eeltööd on sellega tehtud. Väga hea kuulda. Kusjuures sa ei ole ainuke, sest mina üldiselt ma jään kuidagi hästi hilja peale sellega. Ma kuulasin, vist neljapäeval tulin või reedel tulin vastu sulle, ütlesin, ma praegu kõrvaklappides käib Power Stage. Aga ma olen kuulnud, et ka teised teevad seda. Ja Pikk tee oli sõitja siia ka sai kuulata, on ju? Jah, just. Tegelikult ma tahaksin minna täitsa algusesse. Me tunneme sind suure rallisõbrana, käid televisioonis eksperthinnanguid andmas, teed ise saadet, oled Rally Estonia pressiesindaja. Aga kus see kõik alguse sai? Esimene sisenemine rallimaailma, kuidas see juhtus? Marko Märtin. Aastad siis, kui ta sõitma hakkas 90-ndate lõpus algul siis oma Corollaga ja siis juba esimene eestlane tehase tiimis Subarus ja siis teame edasi, kuidas ajalugu läks, on ju Ford ja Peugeot ja siis kahjuks traagiline Michael Pargi lahkumine, aga siis ju tuli Urmo Aava, kes on meie ralli direktor ja sõitis mõned aastad, siis sai teda jälgimas käidud MM-rallidele ja siis juba hakkas Oti ajast, et nii see läinud on. No eks sükane rallipisik oli võib-olla seest juba lapsena tegelikult, kui me mõtleme selle Kurvilise tee legendid filmi peale, siis jah, seal oli äratundmisrõõmu päris palju endalgi lapsepõlvest 80 aasta sündinud mees, no väiksena ikka jõudsin juba sinna ka, on ju. Aga tegelikult taust on Tõnu Soomeri ringraja meeskond ja mehaanik seal üle 10 aasta ei olnud üldse kuidagi ralliga seotud, aga täna sinna asfaldi poole ei tõmba, aga nagu näha juba, siis just täna käisin Elva teist läbimist vaatamas ja 9 aasta jooksul, mis ma olen Rally Estonia tiimis olnud, esimest korda nägin kiiruskatset siis raja ääres, nii et... Me nägime ka, siit samast peldikute taga nägime seda viimast katset. Aga kuidas see pastakas siis kätte sattus? No pastaka neid kritseldusi sai hakata tegema siukses kohas nagu ralliforum.ee. Seal hakkasin Marko päeva kokkuvõtjad ise kritseldama ja kuidagi fännidele see meeldis ja siis üks hetk avastas hea sõber Margus Kiiver, et kuule, äkki oleks vaja EL-i poole abi, et tule mõnel rallil aita teha natukene kõrvalt ja siis juba kutsuti juba pressiesindajaks sinna ja nii see läinud on. Ja ma lisan siia vahel, et kes ei teadnud,
siis tegelikult Rauno on ka minu nii-öelda pressiesindaja olnud ja saatnud kõik minu pressiteated. Kas on mõni Eesti rallisõitja, kelle pressiesindaja Rauno ei ole olnud? Ott Tänak. Karl Kruda, oi jumal, neid on palju. Aga rääkides Rally Estonia ja pressitööst, siis palju meil üldse on siin ajakirjanikke akrediteeritud? On sul pilt ees? No umbes Eesti välismaa kokku on jah, umbes niisugune akrediteerinud oli tegelikult niisugune paarisaja ringi. Koos fotodega? Jah, just ja kohale on siis natukene tegelikult alla paarisaja tulnud, et need, kes on nii-öelda fotograafide mõttes just hooaja pääsmega, et neil ei ole tegelikult kohustust teada anda, et kas nad tulevad või ei tule, et nad võivad lihtsalt tulla akrediteerimiskeskusest. Siin ma olen ja võtaksin oma materjalid välja, et neist jah, ikkagi osad jäid tulemata, aga väga palju on ja järjest me kuuleme, kuidas kõik kiidavad seda korraldust ja asja, et nad on kõik väga rahul, nii et selles suhtes me oleme ka väga rahul. Kui suur logistiline väljakutse see on, et kõik ajakirjanikud siia kokku tuua ja et see sõnum ja pilt leviks üle maailma? No ei tea, eks loomulikult ju promootor ja WRC sari ise aitab seda kõike teha, et meie nii-öelda jääb siis lõpuks hiile nii-öelda täppanna, kui nad siin on kohal, et FIA ju akrediteerub läbi FIA ja läbi promootori enamusse välismeediast kõik, et meie ju vastutame tegelikult ainult selle kodumeedia asjid ja otsustame siis seda poolt siin, kes siis kodumeediast nii-öelda saab seda võistlust siia kajastama tulla, aga muus osas eks aasta-aastalt see sõna on ju levinud, et siin on hea korraldus, siin on nagu kogu nii-öelda, kui me vaatame siia serviceparki ka, et kogu see rahvas tegelikult just need välisajakirjanikud põhiline, mis nad räägivad ka, et just see rahva hulk ja see toetus mitte ainult Otile ja Martinile ja Eesti sõitjatele, vaid kõigile, et see nii väga meeldib ja WRC All-Live'is näiteks Emir, kes kommenteerib ka katsed, on esimest korda nüüd Eestis ja siis neljapäeval siis seisin taga koos poodiumil, kui Kalle Roomanpera sõitis peale. Ja siis avanes see vaade sinna Raekoja platsile, kus ootasid juba 1000 inimesed. Siis Emir vaatas sealt sõna otsa mõttes jäi suu lahti ja ütles, et ja seda võib-olla meil ei ole järgmine aasta kalendris. No eelmine aasta vist oli vähe elavam see poodium, et eelmist aastat on raske üle lüüa, seda Oti sisenemist. Olen nõus jah, aga no, eks me iga aasta proovime millegi uuega üllatada. Õnneks meil on tiimis niisugune turundusgeenius nagu Tarmo Hõbe, nii et tal neid ideid jätkub. Ma olen kuulnud juba, mis mõtted tal homseks Power Stage'iks seal mõttes on, et nägin neid vendi seal pressikeskuses ka oma asju lahti pakkimas. Ma ei taha ette öelda, mis see on, aga see on, kui ma nägin ekraani pealt, mida need vennad on suutelised tegema, no All Live'is näiteks ka. Kas sa tahad täna surma saada või sa tahad täna surma saada, on minu küsimus, et pärast Roland räägin sulle. No sa pead näha homme laulu, tantsu ja ekstreemi, nii et tulge laulu ja tantsu ekstreemi, jah. Aga palju sa üldse rallit jõuad jälgida? Ei jõuagi, just vaatasin. Täna tunnistan ausalt, eile nägin esimest kiiruskatset, siis läks tööpäev lahti õhtul kell 12:30. Tõenäoliselt tuli sinugi mailboxi minu saadetud päevakokkuvõtte pressiteade, siis umbes 1:30 sain magama, sest vaatasin ikkagi päeva kokku ära, et mis siis toimus eile, et teaks ka kursis olla ja täna samamoodi olen ainult ühe katse ja nüüd siis selle Elvaga ja ma tulemusi ei tea, võtsin endale õnneks ette, et vähemalt ka kursis olla. Mis kell sul päev hakkas? Minu päev hakkas täna 6:15. 6:15 oli äratus? Just. Meil oli 5:45. Minu eest ei räägi, mul oli hoopis teisel ajal. Aga võistlus on olnud selline, nagu sa oled, ütleme, neljapäeval me kõik ootasime natuke rohkemat, aga pärast seda ei üllata enam miski? No jah, et kui me vaatame puhtalt nagu selle aja peale, ma ei teagi, palju see Oti kaotus praegu on, et 5:55 on ju, et siis jah, ütleme nii, et nii nagu ka Esa-Pekka Lappi siin seina taga sellel Meet-A-Crew laval eile ütles, et me võime siin ju proovida sel laupäeval ükskõik mida, aga see poiss läheb nagu nii oma teed ja täpselt ju Kalle seda tegi, et kui ma viimati sealt mööda jalutasin sealt eest ekraanist, kuulsin, et vist oli 10. katsevõit on ju sellel rallil juba, nii et see räägib oma eest ja eks see Kalle ja Toyota domineerimine, nii nagu Ott ju tegelikult ka enne seda rallit ütles, et ju see siin jätkub ja see on jätkunud. Millal teie podcast salvestamisel läheb? Tõenäoliselt esmaspäeval, et kuigi ma pean veel esmaspäeval olema siin ja need kõik meediakeskused ja asjad kokku siin panemas, võib-olla hiljemalt teisipäeval, nii et eks ma siis vaatan, kuidas kiiresti kokku lõikan, sest kogu see toimetamine on ka minu hullul. Kuule, milline teie stuudio välja näeb? On see ka selline? Ei, meil ei ole nii uhkad, meil on tavaline Kuku Raadio stuudio. Aga kusjuures ma olen tähele pannud, et te nüüd teete nii-öelda distantsilt seda, on ju? Nagu ma arvan, et Kusti on kuhugi jooksu pannud su kõrvalt seal stuudios. Kusti on jah juba varsti juba peaaegu 1,5 aastat välismaale kolinud, nii et otsustas, et esialgu kodumaa tolmu jalgelt pühkida, et näis, kuna ta siia tagasi tuleb, aga jah, üle Skype'ime seda salvestama, et sellepärast võib-olla mõnikord on jah, siuke heli ka mitte kõige parim, aga üritame parimat. Ei ole häirinud, peab ütlema, ei ole häirinud. Jaa. Sa lähed nüüd tegema Meet-A-Crew'd, jah?
lähen ja kohtuma siin kõikide meeskonnabossidega ja Beksiga ja siis juba tänase päeva top 3-ga, et siis juhatada nad lavale ja organiseerida, et nad pärast sealt lavalt läbi selle rahvamassi tagasi ka saavad, aga õnneks Eesti rallifännid on väga viisakad ja teevad oma kiired selfid ära, võtavad oma kiired autogrammid ja sõitjad saavad oma tegemisi edasi minna. Enne kui me sind ära laseme, me hakkame järgmisena vaatama siin ühte videot selle sama Leoga, kes meil siin kõrval on allkirju kogunud. Aita meil see sisse juhatada. Kuidas sina Priini tundsid? No ütleme nii, et jah, kui praegu mõtlen, siis tuleb praegu veel pisar silma, aga andsin isegi selle autogrammi sinna lipu peale ära. No suure südamega mees, nagu me kõik teame, ütlesin ka täna sellele Leole, et nad saavad siis Jaffaga, ehk siis ta kaardilugeja Garrett Robertsiga nüüd seal taevastel radadel jälle koos sõita, et tõesti äge mees oli ja siin Rally Estonia sai temaga palju kohtutud, oli väga suure südamega mees ja mitte vähe kiire mees. Kui me vaatame täna, veel ei ole ju punkte jagatud, siis mees on endiselt oma Rootsi ralli teise kohaga top 10, nii et see näitas seda sisu ja ma arvan, et see oleks see hooaeg olnud, kui me mõtleme nende Rootsi ralli kommentaaridele tagasi, siis ta ütles ju, et need teised võimalused ja kuidas ta ütles, et ära lase kunagi teistel öelda oma kohta midagi, et sa pead ise oma kohta teadma, kus sa oled ja mis sa oled, on ju, et need olid kuldsed sõnad ja need jäävad. Kuule, et faktid oleks sirged, kas Otepää katse oli tema lemmikkatse või? Just, ehk siis Alaküla hüpe ja see, et seda ta ju on... See, mida mehed täna kirusid siin üksteise võidu? No ma olin natukene üllatunud tegelikult selle kirumise peale, et me ausalt ei teinud selleks aastaks mitte mingeid muudatuse eelmiste aastatega, pigem on sahad lükanud veel sujuvamaks neid trampliine, et võib-olla see sadanud vihm on siis need teed nii hästi kokku ära sidunud, et see maandumine nii kõva seal oli, et täna oli ka sõitjad, kes kirusid, oli sõitjad, kellele väga meeldis, nii et arvamusi nagu ikka inimestele seinast sein. No võttes arvesse, et ilmselt suure tõenäosusega on meil järgmine aasta ERC etapp. Kas see sinu jaoks muudab midagi? Ma mõtlen emotsiooni mõttes. Ega ERC tegelikult ei ole ju kehvem asi. See põnevus ja pinge on seal palju suurem. Võib-olla rallifännid saavad võib-olla kurjaks mu peale, aga ma ütlen, et tänases mõttes, kui me vaatame WRC sarja, siis just konkurentsi mõttes, kui tihe on, siis ikkagi ma ütleks, et WRC 2 maailmameistritiitel on täna oluliselt nagu nii-öelda vääritum võita kui siis WRC tiitel, on ju, et see konkurents ei ole nii suur ja teame ju siin see aastagi on olnud, kus on nagu Rally 2 auto juba top 5 olnud, on ju, et kas nii vähe neid tootjad seal olema peaks, eks see on FIA ja promootori nii-öelda, ma ei saa kas öelda tegemata töö, aga kindlasti oleks vaja suruda seda edasi, et seal juhtuksid asjad, on ju. Aga ERC peale kindlasti meie tiim kurb ei ole, nagu sa ütlesid ka, seal see konkurents on väga tihe ja seal on ju väga paljud ka meie sõitjad käinud sõitma ja teame ju neid ERC aegusid, mis me oleme varasemalt teinud 2014–16, väga palju alati võistlejaid oli, nii et me kurvad ei ole, me kindlasti paneme sajaga edasi ja üritame võimalikult ruttu WRC sarjast tagasi olla, sest promootor on öelnud, et nad tahavad meid sinna. Ja All Live jookseb ju samamoodi ERC-l ka. Jah, täpselt just. Igatahes aitäh, et tulla said. Laseme sul nüüd minna ja vaatame ära siis, kui Greg Priin oli suure südamega, siis tema perekonna tuttav Leo on täpselt sama suure südamega ja tema on meil tegelikult siin samas kardina taga. Ja miks ta siin on, sellest kohe ise räägib. Üks auväärt külaline. Tegemist on Greg Priini perekonna tuttava Leoga. Mis ta Eestis teeb ja mis ta on teinud siin Rally Estonial, seda on Delfi spordi lehelt kui ka Facebookist saanud paar päeva jälgida, seda postitust on päris palju jagatud tänaseks päevaks. Ta kogub nimelt Eesti fännide autogramme Eesti lipule, et need lipud, alguses pidi olema 1, nüüd on juba 3, viia Greg Priini vanematele otse siit Eestist. Me nüüd jätkame inglise keeles ja sünkroontõlget ei tule. Welcome to the show, Leo. Tere. First, introduce yourself. How do you know Greg and his family? So, I'm this Irishman living in Estonia. Before I moved to Estonia, I've been following Greg's career early, living in Waterford, so I knew the Breen family. Growing up there, watching them and just watching Greg progress through his career from Fiesta right up to Citroen, then on to Hyundai and M Sport, and back then to Hyundai. So just got to know them, watching them, and then as ironically then he started coming and competing in Estonia, and just got to know them through that way and got to know Greg who he was as a person. So that's my connection, and just been following him since, and as I say, knowing the family from Ireland as well, coming from the area where I lived in Waterford. And how did you ended up in Estonia? Met my wife in Ireland. We were living there, and I came back here transiting to the Middle. She was Estonian? She's Estonian, yeah, from Saaremaa.
and met her in Ireland, and I got a contract in the Middle East to work there. So she came back here with my daughter Mia, and then she was going to transit over to there. And this was 2011 in March, St. Patrick's Day 17th, we came here. Long story short, we then didn't go ahead with the deal to the Middle East, and we're sitting here in Saaremaa at the time. And I said, well, maybe we should stay in Estonia. You know, what I did was project management and didn't see many companies doing what I did in Estonia. And I said, well, why don't we stay here? So my wife at first settled in Ireland, loved Ireland. She says, well, you can stay, I'm going back. So eventually then went through the summer and I set up a company and established it, and basically we won our first contract in October, and then we were involved in the Vabalava Theatre in Talaskivi, and that was our first big project, and we've just been here since, and we have a business in Tallinn and live in Moorista. Love it. You know, it's home away from home, and yeah, I couldn't ask for a better life. Coming back to today's day, let's talk about the flag. Whose idea and what is it about? I have to give credit to my son Mattu. It was his idea, and I didn't have the heart to come this year to the rally. My heart wasn't in it, and I just didn't feel like coming. And Mattu wanted to come, and being Estonian Irish, he still had a following for Ait, and he said to me about a week or two ago, he says, "Can we still go, Daddy?" And so I didn't want to let him down, so I said, "Okay, let's go." So he just saw that I was a little off and wasn't really in on it, and he said, "Well, why can't we do something for Greg? Do a little gift or something for him?" And I said, "Okay, well, what do you do?" And he says, "Remember, Daddy, he signed our Irish flag a few years ago. Why don't we sign the Irish flag and give it to his family?" So I was like, "Really?" Lovely idea. Yeah. So I was like, "Okay." I was like very impressed, and I was like, "Okay." So literally last week, this all happened last week, and I was thinking, how am I going to do this? And I said, okay, well, we literally walk around and maybe just try and meet people that we know and put it on Facebook and see can people sign it. And so then I thought, okay, Irish flag is Irish flag, but actually it would mean more being Estonian flag and coming from Estonian people. And I knew how much he was admired here and how much he was loved, and not as much as after what I saw the last 2 days. And so through that, we then said, okay, we got an Estonian flag, and I reached out to Estonia organisers, and not expecting a response because it was so late and last minute. And yesterday morning, got an email from the guys saying, look, amazing idea, we're behind it 100%, and that they would talk to you and sure that you would help us. And yeah, you did. Of course. And literally this was all happening at 11 o'clock yesterday. I was in work, dropped everything because I intended to come today. And so I dropped everything, we raced down, and you just pulled it together, and like within 3 hours we had one flag. People were lining up, and just listening to people talking about Greg and him as a, the glint in his eye, the who he was, and the smile, and the little things about him that made every Estonian proud to know him and support him, and said it wasn't about the wins, or it was about him. And that just, I couldn't believe, and that's why I love being in Estonia. And right now there's already a third flag. Third flag filled up, and we might have to get another one tomorrow if we're still here. And but yeah, just amazing. I'm blown away with it. And just to give you an idea, if you don't mind me showing you, hold up. Have you counted how many? Yeah, we tried last night, and I think we were up to about 500 names or something at one stage on this first flag, and just it's crammed and messages, and from every walk and every club, and everything signed with sincerity. And we have a book there as well, and people have been signing the book and writing little messages, and there's been laughter, tears, laughter, and it just is amazing to see the support from Estonian rally and the people here, how much he was admired and loved, and that's why they loved his humbleness and him as a person. Let's go to the date 13 April. What do you remember of this day? I was in meeting and my phone was on silent. I normally don't have it on silent, and I came out of a meeting and I saw loads of missed calls and messages, and the last one was from my daughter, and I just automatically with my daughter, so I looked at it and I rang her. And she was crying. She says, "Daddy, did you get the news?" And I said, "No, what?" She says, "It's Greg." I said,
what? And it didn't register Greg Breen. I was like, Greg, who got Greg? What? Greg's dead. I went, who? It's Greg Breen. And yeah, I didn't believe it. Like most people, and you know, it's. We thought it was fake news. It's somewhere in Croatia. Yeah. I still want to believe it as fake news, but yeah, we thought it was something. You know, that he might have been injured or something, and yeah, that would come out that he'd been, you know, died. But we were hoping for the best, and then I was getting messages from people in Ireland and different things saying, yeah, it happened, and you know, it's devastating. You know, it's not what you expect in modern sport today, and with all the safety measures and all, and I think, you know, the freakness of it as well, but hard day. Have you talked to the parents already about the flag? I've reached out to Liam Coleman, and he's been talking to Ray and Jackie about it, and they're aware of it, and we've been sending messages, and I sent a message yesterday, and they know about it, and so we're going to be sending this next week to them, and they were expecting maybe a few signatures on a flag or something like that, so we were sending three or four. Who is going to Ireland? We're going to post it to them, because I won't be going till later in the year, and I want them to have it now. So we'll send it off to them, and hopefully later in the year then I'm planning to go over and I'll visit the grave, and I'll put some flowers on the grave from Estonia and ourselves. But we'll send it off on Monday with the book. And there's, you know, the messages in the book, I haven't even read them. People have put their messages in there, and we'll just leave that and then send it to them to read and understand how much he was admired and loved. And you know, people have come and gone, and people have said it's a tragedy, but just over the last 2 days, what people have been saying is phenomenal, and just that depth of respect for him, and yeah, it means a lot. So, have you seen any of the stages? No, no, came here, you know, with the intention of getting out to some of the stages, and haven't got to see one. Tonight maybe, yeah. I think we'll take a walk. It's quite close by, and just go out there and see it. An amazing atmosphere, and you know, and we feel for Ait, and you know, with the penalty, and you know, High On Day is doing amazing battle there, but you know, Callum is being the usual. So, but we'll get out there. We get one at least, Matthew. Yeah. So. Okay, thank you and good luck. Thank you so much, and you know, thanks to the Estonian people and the community and the rally community. It's, you know, it's not about me. It's about Greg and his family and that, and just, you know, just a little bit back. And thank you. Thank you very much. Okay, thank you. Bye bye. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista 50 aastat Värska originaali. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Vaid mõned tunnid on jäänud siin Elva õhtuse katseni. Keegi ei just siin kinni millega, aga me oleme siin VIP-sektsioonis ja tulime vaatama, et kas mõni tuntud nägu ka meile silma paistab. Selleks, et siia üldse piletit saada, pead maksma siis VIP-passi eest. 4 päeva VIP-pass on 450 eurot, aga mõlemad tuntud näod, kellega me rääkisime, tunnistasid üles, et nemad said oma VIP-passid täiesti tasuta tänu teatud tutvustele.
kuulame täpsemalt, mida nad siis rallist üldse arvavad ja millised on nende suhted motospordiga. Oleme siit Elva metsade vahelt leidnud ka Andrei Sevakini, kes on tuntud YouTuber, aga ma tõesti ei teadnud, et tal on ka mingi suhe ralliga. Kuidas Rally Estoniale oled sattunud? Tahtsin küsida, et sa oled nagu Margaret Petrova, et ise oled ka nüüd pildis, jah? See rallisaade, Andrei, nad ei tea, kes Margaret on. Okei, davai. Aga tead, mul on esimest korda siin siuke au olla, kuna Unibeti boss ütles, et kuule, siuke võimalus on siia tulla, siis miks mitte, et ma olin ise ka lõunas ja nüüd kuidagi sattusin siia, et ma ütlen ausalt, ega ma väga palju sellest midagi ei tea, aga samas on põnev selle kultuuriga nagu tutvuda ja päris äge on. See on siis esimene katse sinu jaoks? Ja, laivis küll, jah. Ja on plaanis ka mõnda muud katset sel nädalavahetusel külastada? No, ma ei tea, mis plaanid on. Ma arvan, siin olen terve päeva täna ja äkki homme ka kuskil läheb, et Kambias oli just nagu ma aru sain ja lähme äkki sinna. Need vaatame. Ja kes su lemmik rallisõitja on? No siin muud vastust ei saa olla, eks ole, Tänak ja Järva, need on ju top vennad, aga no eks selles mõttes, et siin tuleb kõikidele omadele kaasa elada. Linnamäe muidugi just pani just minut aega enne seda, kui me intervjuud hakkasime tegema, pani matsa, aga... See on ka praegu ekraani. Ja, täpselt, et selles mõttes omadele tuleb kaasa elada. Täpselt nii, aitäh sulle, Andrei! Aitäh! Me leidsime siit Elva metsade vahelt üles siis Ott Kiivika, kes on tulnud rallit vaatama. Ta küll tõdes, et ta pole veel midagi näinud, aga kas see on sinu jaoks täna siis esimene rallipäev või oled sa terve nädalavahetuse siin olnud? Ikkagi just esimene rallikatse isegi, nii et te olete väga värskelt mind tabanud. Et ma tegelikult tulin siia spordilaagrisse, meil hakkab esmaspäev siin FitCampi nimeline laager ja kuna ma olen rallibossi Tarmo Hõbe personaaltreener, siis loomulikult ütleme teatud privileeg on. Nii et Tarmo on alati hoolitsenud, et ma kenasti saaksin rallielamusest osa ja tuleb öelda, et kui ralliboss ise oli tippvormis, vähemalt viimane trenn enne rallile tulekut oli küll, tegi isiklikud rekordid peaaegu kõikides asjades. Et siis mina jällegi proovin natukene aru saada, et mida ta aasta otsa nagu toimetab ja ette valmistab, sest 2 eri asja on, kas seda telerist vaadata või tulla koha peale melu vaatama. Kas see jääb siis esimeseks ja viimaseks rallikatseks või on sel nädalavahetusel ka plaanis mõnda muud katset külastada? Kindlasti on, mul on homme plaanis Leigole minna kindlasti ja tegelikult ma tulin esimeseks katseks siia, aga kuna siin oli selline mürgel, mis siin parklas käis, ma jäin tund hiljaks siia katsele. Ja, et siis tegelikult ka natuke mõtteainet, võib-olla kuidas seda logistikalist poolt lahendada, aga pigem nüüd jäime siia, et siis teist ka vaadata siin ja ma olen nüüd kindel, kas me päris õhtul viimasele läheme, aga vaatame, kuidas see tunne nagu on, sest ma olen siin terve perega, nii et võid ju ise tahta, aga kui sul on siin ikkagi 3 naist veel kaasas, ega siis tehakse ikka nii, nagu enamus otsustab, ütleme nii. Ma nägin, et väike lapselaps oli ka kaasas, et kas temast tuleb siis pigem jõusaali hunt või võib temaga minna motosporti siis? No sporti tuleb igast küljest näidata lapsena ja nii, et ütleme esmaspäevast hakkame sellist jõutreeningu baasi laduma, siis esimene FitCamp ikkagi, eks ole. Ja samal ajal tuleb näidata ka, et selline sport on olemas, nii et tasapisi ega ju poistel seda motohuvi on kindlasti rohkem, et tüdrukutest on see nagu kauge kaarega mööda läinud, aga kindlasti kui kellegist võiks üldse nakatuda, siis eks see poistlaps on, jah. Aga mis on vanaisa enda suhe on motospordiga kunagi nooruses? Tead, vanaisa oli selline võriga ringisõitja ja Viljandis mulgikrossid olid, mida ma käisin vaatamas. Et ma tõsine selline tehnikahuviline võib-olla väga pole kunagi olnud. Kogusin küll kunagi neid vormeli, neid kaarte, nätsu sees sai, turbonätsude sees olid. Said autode mingi kubatuure ja ma ei tea, mis asju said seal vahetada. Et see on küll tuttav pool, aga tõsine selline moto võib-olla nagu ei ole ja võib-olla ei olnud ka kedagi, kes nagu suunab nii palju, et paljudel on ju seotud ikkagi see, kui isa on ise teinud, et siis teeb, et minul isa ei olnud mingi rallisõitja ega motokrossi mees, et siis kuidagi nagu öeldakse, poistega vaatamas käisid, aga sinna suvi ka jäi ja ega see tehnikasport mingi odavasi teha ka ei ole, nii et eks siin ongi mingi filter ka vahel, et võid ju tahta, aga öeldakse ka, et kus see auto nagu tuleb, eks ole, päeva lõpus. Aga aitäh teile! Ja palun! Ei, Ott on äge. Tuleb kuskilt metsa vahelt välja. Mis sina otsin teed? Ei, meil siin see FitCamp. Kuskil palki tõstame siin. Ja lapselaps ka saab oma esimesed laagri kogemused. Ja lapselaps saab korraliku laagri, saab autosporti nautida ja tutvuda sellega ja siis homme FitCampi.
ei, Ott on äge. Alles eelmisel nädalal Otiga saime rääkida seal Eesti tennisemeistrivõistlustel. Ta oli ka võtnud reketi kätte ja mänginud showturniiril. Väga lahe. Sevakin oli rollis sees kuidagi, et selline nagu lava peal oleks olnud. Jaa, ma tegelikult kuulsin, et nii kui Merilin sinna oma mikrofoniga kohal läks, siis ega paljud staarid sealt VIP-telgist välja ei tulnud. Terve katse ajal ei tulnud välja. Aha, kartsid. Sest Merilin ikkagi patrullis seal. Ja, no mõistlik on. Räägime rallist ka natukene. Räägime rallist, jah. Meil on juba 29 minutit läinud niimoodi, et me pole veel suud lahtigi väga saanud teha ise. Aga tead, millest tahaks alustada? Võtaks tänase päeva ainult tulemused ja ütleks sulle mingeid numbreid. Kalle Roompere tänase päeva arvestuses 31,9 sekundit kiirem kui Terri Neville. Sõge. Täiesti, see tunduks normaalne kuskil Sardiinias võib-olla, Portugalis. Aga Rally Estonial tundub täiesti uskumatu tulemus. Me nägime ju oma silmaga, kuidas 3 kilomeetriga on võimalik 1,3 sekundit oma peakonkurendilt võtta. No mitte peakonkurendid, aga ikkagi. Ei, oota, see oli Lappi. See oli Lappi küll, aga tegelikult olgem ausad, me siin samas aia taga piilusin ka, ega Roompere kehvemini ei tulnud. Ja nagu numbrid ütlevad täna, 9 katsevõitu 9-st. See näitab midagi, et mees ilmselgelt on leidnud või saanud kätte selle hea tunde jälle tagasi, millega ta eelmine aasta lõpetas. Ja siit ma arvan, mida me näeme ülejäänud hooaeg on see, et see tunne jätkub. Aga... Kas me virtuaalset tabelit ka võime vaadata? Ma mõtlen punktitabelit. Kui see sul lahti on, siis... Ma kohe teen. See on ju 2 liigutuse kaugusel täna. Provisional standings ütleb meile seda. 165 punkti või? 165 punkti ja me jääme siis -11 on siis palju? 54 või? 54 punkti on Neville'i ees. No veel ei saa pärga kaela reputada, sest meil on 1, 2, 3, 4, 5 rallit jäänud. See tähendab seda, et Kalle võib siin 2 rallit nulli võtta ja ta on Neville'iga ühe pulga peal. Puhkusele minna vahepeal. Ta võib võtta pika puhkuse. Soome ja Kreeka vahele ja siis Tšiilist tagasi. Jah, umbes nii. Aga tegelikult päev ise oli ju päris kiire ja uskumatu on tegelikult isegi see, et jätkuvalt vigasi pole, katkestajaid pole ja... Ainuke draama oli siis Neville'i, kaks draamat. Neville'i trehv ja siis Katsutal oli läinud auto käima või mis tal oli? Ma sain aru, et kõigepealt oli hübriid läinud katse ja kui ta katse stoppi jõudis, siis mingi error korra seal oli. Aaron kõrval kaardilugeja siis ütles, et sureta välja, tee restart. Aga siis ei läinud auto nagu käima. Peale mida ma nägin esimest korda kurja Takamotot. Läks päris kurjaks korraks. Ütles Aaronile, et miks sa käskisid mul auto seisma, et enam käima läinud. Aga sellest trahvi ei saanud, jah? Ei, sellest trahvi ei saanud. Lükkasid auto eemale ja lõpuks nad said käima, et kõik oli päeva lõpus korras. Aga tegelikult ma arvan, kui me võtame üldse päeva tervikuna kokku, kus oli põnevust, kus oli kiiret sellist ja kõvat andmist on, ma arvan, kolmik Lappi, Evans, Suninen. Neville, Lappi, Evans, kes jätkuvalt on ikka väga tihedas konkurentsis. Evans Lappis 7,3 taga ja Lappi Neville'ist 10,5 taga. Et see on olnud siin terve päeva jooksul ülikõva lahing 3 mehe vahel ja kuigi palju jätkub seda ka ilmselt homseks, sest Evans ütles, et 7,3 sekundit Lappiga on vahe ja ega ta niisama seda poodiumi viimast kohta ei taha ära anda. Mis me homme on sõita mingi 61 kilomeetrit. See on ikkagi päris head katsed. Ma vaatan, et Teemu, nagu ta on ise öelnud, et ega tema siin suruda ei tohi, tema peab olema meeskonnamängija. 5. koht selles vaates tundub tema jaoks ikkagi õnnestumine. Ma arvan küll, et tegelikult kui me vaatame lihtsalt selja taha, et Lube ja Katsuta on seal päris, pigem ikkagi päris kaugeldast, siis Sunninen on nagu ütleme best of the rest. Seal ees on 3, on üks maailmameister Kalle Roompere, siis on Neville, Lappi, Evans, kes panevad ikka täiega omavahel võidu, on ju. Ja tegelikult ju nendest ongi Sunninen järgmine, kes ju tegelikult ei tulnud kellegi otseselt võidusida sõitma, vaid tuli kindlaid punkte meeskonnale võtma, et tegelikult ka ennustuses mina panin ta 5. täpselt selle sama loogika järgi, et teised mehed teevad ees nagu mingit teist tööd, kui tema teeb, et need on täiesti 2 erinevat missiooni siin. Miks meil Lube ei liigu? 6. koht ja 2.25. Vot ei oska öelda. Tegelikult on veidi kahju ka ja polegi nagu täpselt aru saanud, et kommentaarides ei tundu, et mingit probleemi suuri oleks. Et kogemuse taha see asi ei saa jääda, ta on käinud Eestis päris mitmeid kordi. Fordiga on juba sõita saanud.
Ei oska öelda. Ütleme, see hooaja esimene pool oli ta jaoks kindlasti oluliselt parem kui see teine pool või see, mis praegu siin käimas on. Aga Katsuta ei saa ka olema 7. kohaga kindlasti rahulduda. Ma arvan, et ta sööb Lube ära, 7 sekki. Tõenäoliselt, kui homme asi klapib, aga eks me näe, et Lube ise ju oleneb jälle, et kui seifilt ta seal praegu tuleb, kas ta tunneb, et ta lihtsalt toob seda autot lõpuni, et kui palju tal juurde on panna. Katsuta puhul on see lihtsalt nagu kindlasti enesekindluse küsimus siin praegu, et nagu eile sai ka siin räägitud, et 3 rallit järjest ja 4 rallit järjest on isegi mingit jama tal toimunud, et kindel oleks see auto lihtsalt lõpuni ära tuua. Kui nalja teha, siis oma tausta poolest oleks pidanud Katsuta ja Kulbilohus vahe sisse tegema. Jah. Rinka taust. Ja tegelikult, kui vaadata eelmist hooaega, siis Katsuta kõige stabiilsem 5. koha võtjana tegelikult peaks 5 olema hoopis. Jah. Ei, aga meil on ikkagi 4 katset. Kõik võib juhtuda. Kõik võib juhtuda, 61 kilomeetrit sõita ja ma arvan, et veel homme veel mingit põnevust meil siin kindlasti on. Päris kurb päev oli ikkagi Eesti vaates Rally 2 masina arvestuses. Meil on tee ääres kuskil, mis katse peal ta nüüd on? Georg Linnamäe. Kas ei olnud 13? Jah, nägid seda? Nägin. Kahju. Ei olnud 13. 14 oli. See oli kiire, ütleme kiire, ma ei mäletagi, parem või vasak. Hästi kiire, parem kurv. Külg ees, aga nina ette ei saanud ja nina oli hoopis võsas. Ja just. Õnnet, ma pole sükest võsa. Tee kraavi ääres tegelikult kasvavad puud. Need ei olnud põõsad, need olid puud. Ja. Ma pole sükest asja näingi. Ei, ma mõtlen madalad puud. Need madalad puud, selline pool võsa, pool puud oli, aga see parem, ütleme, seda hooga oli päris palju sinna paremasse, kindlasti oli liiga palju, aga ma arvan, oma rolli mängis ka seal rööbas, mis Annaks jumal, need ei ole need puud, mida Rally Estonia just värskelt istutas. No ilmselt ei olnud. Need oleks olnud äkki nii väiksed, et sealt oleks üle sõita. Et seal oli kindlasti hoogu palju, aga ma arvan, et ka seal oli rööpa küsimus, mis võib-olla ei lasknud seda autot nii hästi tagasi sirgeks tõmmata, et väga kahju, õnneks jäi auto püsti, tõenäoliselt liiga palju viga ei olnud, et ma sain aru, et pigem oli küsimus selles, et auto jäi kinni sinna, tõenäoliselt mingid kännud ja asjad, et ta jäi sinna otsa ja ei saanud omal jõul enam tagasi liikuma. Igatahes kahju, veel kõige rohkem teeb selle kahetsusvääriga see, et mees just eile istus meil siin ja oli üpris positiivne. Ja tegelikult ju lõpuks läks, kuidas ta läks kahju, et niimoodi läks, aga ma arvan, üks missioon, mida tuldi siia rallile tegema, sai täidetud eile katsevõit ja tegelikult 2 järgmist või mitte otseselt järgmist, aga 2 katset veel oli, kus ta oli väga lähedal, ühe korra 0,1 sekundit äkki isegi katsevõidust, et Georg on tõestanud igast asendist, et ta on selle WRC2 sõitakoha vääriline. Karikas on tegelikult peos, MV2. Eesti meistrivõistluste arvestus karikas peos. Aga Robert Virves on jätkuvalt sõitmas 5. kohal. 6. näitab minul. Sorry, mis sul on? WRC2, ei mul on WRC2, sul on Rally 2. 5. kohal sõitmas ja tegelikult seal läheb põnevaks. Robert Virves on Marko Pulaasias 3,6 sekundit taga, nii et 4. koht on käega katsutav. Poodium küll veidi kaugemal, aga jällegi 60 kilomeetrit on veel sõita, kõike võib juhtuda. Ma vaatan, viimasel pikal katsel kaotas Virves Pulaasiasele 3,5. 15. tuli ka natukene kaotust, et peab natuke juurde suruma. Jaa, tegelikult Robertil oli neid mingeid kohti, kus võib-olla liiga palju aega ära andis, oli päris mitmeid. Et ta ise kortis ka kohati seal, et selles mõttes ma arvan, ütleme, seda olukorda arvestades päris okei tulemus, et ilmselgelt ta ei lähe ka seal lolliks ja ei lähe seal üritama hetkel katsevõite võtta nii, nagu Georg seda teha sai, et tal on seda kogemust selles autos ikka oluliselt vähem kui ka Marko Pulaasial. Marko Pulaasial, ma arvan, juba 4. hooaeg selles autos läheb. Kuule, aga korralik reha on üle käinud ka Rally 4 arvestuses, kus meil oli 4 Eesti meest ja 3 mehel on juba superralli süsteem. Jaa, ma teiste kohta ei teagi, see kõik juhtus ühel katsel vist. Ei juhtunud ka ühel, et 13. katselt me ühte meest nägime. Jah, Vaherit me nägime, Vaheril oli vaatas koos meiega siin viimast katset. Ja 2 rehvi läks korraga ühest kivist. Midagi ei olnud teha, jätkata ei saanud. 1 varu oli kaasas. Teiste meeste kohta hetkel ei tea, aga jah, 13. katsest on kõik 3 superrallis ja Roomet Jürgenson üksinda uhkelt tuleb seal. 7 minutit on selja taga järgmine mees.
mitte midagi tegema, peab auto tee peal hoidma. Peab auto lõpuni ära tooma, et ei oska, ilmselt ma ütleks, et Roomet Jürgensoni poolt ilmselt okei on see, tähendab hea on see, kui ta eesmärk on täidetud, kui ta auto lõpuni toob. Igasugune kilomeetri tuleb täpselt, kasuks. Võib-olla ta oma tempoga ei ole liiga rahul. Ma arvan, et ta ise soovis võib-olla veidi lähemal olla seal teistele. Aga nagu ta ütles ka, et ta on sõitnud Rally 3-ga siin viimasel ajal ja Rally 4-ga kruusa peal ei olegi käinud kordagi, nii et arusaadav ka. Kas me oleme nüüd tulemusest ära rääkinud? Ma arvan, et me oleme tulemused üle käinud, jah. Enne kui me läheme küsimuste juurde, siis see õnnetu lipp on ikka veel omanikud. Me lõunal üüdsime välja, et vastake meie küsimusele ja kes esimesena vastab, lipp on kohe sinu. Küsimus oli siis, et anname veel ühe võimaluse. Kui ei, siis meil on lipu omanik sisuliselt teada. Mitte mina, vaid üks meie püsikuulajatest ütles, et tal on lipp puudu. Aha. Aga küsimus on siis see, et eile Ingmar käis ja näitas meile ühte kolbi. Me küsime, mis lugu selle kolbiga on. Ja, see, mida me küsime, on see, et mis auto küljes see kolb on ja mis aastal siis nii-öelda see tükk sealt mootorist välja võeti ja Ingmari kätte see jõudis otsapidi. 6 kaik @delfi.ee ja homme, millal me paneme mingi tähtaja, millal me siis lukku paneme? No, peab panema lukku kell 11. Homme? Jah, sest teeme 12. Homme 12 on lukus, kes vastab õigesti, saab lipu omale. Enne õhtussaadet peab see lipp olema siit läinud. Homme õhtune saade on kell 3. Just. Homne hommikune saade on 7.30 jälle. Ei ole 8.30 nagu kuskil kavades kirjas. Kava valetab teile. Aga küsimuste juurde ka. Ingmar on ikka küsinud meil. Kas te teate, mitu rekat on teie üle tee naabril Hyundai'l ainult oma hooldusmaja kohale toomiseks? Oi, väga hea küsimus. Kas meil ei ole mõnda Hyundai meest siit kohe võtta või? Seesama Leo on kõige lähem meile Hyundai meestest, keda me tunneme. On ta siin või? Ma arvan, et ta ei oska vastata. Ei, ta ei oska. Pakume lihtsalt. No mis me pakume? Pakuks 5-7 äkki. No need seisab siin ikka hoolikalt. No ütleme maja ise. See tundub, et käib paneelideks kokku. Ütleme 5. Ma tunnen kaasa meestele, kes seda kokku hakkab pakkima. Olen kuulnud infot. Ma ei tea, kas see vastab tõele. Kokku pannakse 5 päeva ja lahti võetakse 3 päeva. Ma ei tea, kas see vastab tõele. Ma ei ole kindel. No juba tavaliselt telki kokku pakkida juba päris tüütu. Seda, kus tõmbad oma need jublakad välja või? Hakkad seda kotti rullima. Kõige hullem on veel magamiskotti pakkida tagasi sinna koti sisse. Ma ei kujuta ette. Pikk töö on, et kui meie siit asjad homme kokku pakime ja Rauno Paltser pakib esmaspäeval veel oma pressikeskuse kokku, siis meie paneme läpakad seljakotti, siia tuleb Eventec, võtab selle asja maha. Me oleme juba selleks hetkeks Tallinnas. Aga nemad on siin kolmapäeva õhtuni kindlasti. Jah. Siis Jaan küsib, kas Bulaatsia sai 5-minutilise ajakaristuse, teleülekandes sellest ei räägita. Jah, Bruno Bulaatsil on siis juba 6.20 vaatasin. Jah, tegemist ei ole Marko Bulaatsiaga, kes siis Robert Jürje sees on, vaid tema venna Bruno Bulaatsiaga ja karistus tuli sellest, et 2 korda ületas kiirust ülesõidul ja kõvasti ja väidetavalt oli siis kuskil mingit materjali või tõendit, et väga liiklusohtliku olukorra tekitas. Contenti. Jah, just. Et väidetavalt oli väga liiklusohtlik olukord ja FIA siis võttis nii-öelda vabandused vastu ja põhjendused võttis vastu, aga kuna FIA tegeleb ikkagi igapäevaselt nii-öelda road safety propageerimisega, siis jäi selline karistus, mis ei ole kindlasti maksimaalne karistus. Maksimaalne oleks ilmselt olnud diskvalifitseerimine. Vangi. Põhimõtteliselt vangi. Siis Georg Sonne on meil päris tubli küsija olnud see nädal ja küsib ühe fantaasia nuputamise ülesande meilt. Roland ja Gunnar. Kujutage ette, et olete tiimijuhid ja saate palgata töötajaid omal vabal valikul, alates sõitjatest, manageridest ning lõpetades kokaga. Palun esitage nimekiri nimedest koos lühikese kommentaariga, miks just nemad. Hakkame sõitjaid panema. Sõitjatega võiks olla vist lihtne või? Oota, aga meie oleme tiimijuhid. Sina ei saa sõita. Siis on kurb, aga paneme ikkagi, võtame parimad on ju, võtame Oti, võtame Kalle ja võtame 3. Paneme ikka mingid noored mehed. Kalle on noor mees. Ütleme, me oleme alustav tiim, meil on budget ka.
okei, siis... Jasper tuleb meiega või? Vast tuleb. Siis võtame Eesti poisid, võtame Linnamäe punti ja... Jah, Jasper ühes autos, Linnamäe teises. Panen Virvese kolmandasse. Kas Jasper on meil Rally 4 ja Linnamäe Rally 2 või? Nii on. Nii, kaardilugeja me ei tunne. Manager. Tead, kelle manageriks paneme või? Jaan Martinsoni. No ma ei tea nüüd, kas Jaan ei viitsi teha sellist tead äkki. Kertul tuleb päris hästi välja. Läheb Kertu. Kertu istub meil siin diivanil. Delfi TV produtsent. Turundust läheb Tarmo Hõbe tegema. Oot, aga meie Heili? Heili on siis Tarmo abiline. Tarmo Hõbe on turundus. Ja mis rolli, mehaanikuid tead mõnda? No eks ma ikka tean, aga rohkem nagu nägupidi, et neid mehaanikuid on vaata tihti peale hästi palju ja nimed ei taha meelde jääda. Aga kas me Jaanile ja Peebule ka anname midagi? Jaan on pressi esindaja. Olgu siis. Ta läheb varsti pensile nagu nii. Saab viimased aastad. Palju palka ei taha. Ma arvan, meie meeskond on koos. Meie meeskond on koos. Siuke meeskond, kes pani paberile nimed kirja, siis laske Twitterisse ja Facebooki. Vaatame, kas me veel küsijaid on vähe loomulikult, aga tundub, et varsti ongi otsas. Ja, küsimused on tänaseks otsas. Siuke lugu. Vaatame veel üle selle, et kas on tulnud penaltid kellegile juurde. Ei ole. Vahepeal ongi Pulasia, Saldivar, Fabrizio on saanud hilinemise eest natuke ja rohkem ei olegi. Nii et... Me sõidame homme uut katset. Mina olen selle katsel juba käinud. Urmas Roosimaa kommentaaridega stardist finishini. Meil kaamera käis ja Urmas jutustas meid terve selle 12 kilti täis. Ja me ei sõitnud ralli kiirusel. Mis sa selle videoga teed? See video on meil ammu Delfis üleval. Okei, seda ma olen näinud. Ja. Ma küsisin talt seda ka, et kas te ei muretse, et miks te just selle pühapäevasele päevale panite. Pühapäevasel on tavaliselt poodi piima järele tempoga. Aga seekord on meil isegi põnevus ju üleval. Absoluutselt. Meil on Evansi ja Lapituelli loomulikult. Evansi Lapituell ja jätkuvalt on ju Lappi ka Neville'ile väga lähedal, et mis iganes Neville, kui ta teeb väikese eksimuse, siis hakkab võidusõit nullist pihta jälle nende vahel. Nii et räägin 60 kilomeetrit seal veel võib kõike juhtuda ja tegelikult WRC2 seal on väga palju neid võistluspaare. Ja Kambja katse, seda tead sa vist une pealt või? Pigem küll, jah. Seda on saanud sõita päris mitmeid kordi. ja siis on meil Riigrupp, ei tule vahepeal servisisse. Kanepis on jälle Riigrupp, et Kanepi rahvas saab see on vist Kanepi festival ka, me oleme siit mingitest reklaamidest näinud. Korralik nädalavahetus ikka Kanepi rahvale ka. Väga vägev, see Kanepi leht on jälle sinna põllu peale niidetud. Riigrupp on täpselt 33 minutit ja pärast enne Power Stage'i on see 76 minutit. Nagu ikka. Ja Power Stage'i eel on siis mitmeid tegevusi, seal on base jumperid, seal on need rahvatantsijad, mingid laulupeolised, korralik festival. No päris raju festival tuleb seal. Natuke olen kuulnud, põnevusega ootan, mis seal saama hakkab. Tantsupeolistel soovitan vihmakeebid selga panna, sest homne päev, nagu ka Ott mingis kommentaaris sinna võttis. Me ju seda polegi maininud, et tegelikult homme peaks tulema päris keerulised olud. Peame isegi ukse kinni. Meil hakkab õhtul juba tegelikult ju öösel vihma lubama ja homseks ju ka lubab jätkuvalt vihma. Et need olud saavad olema keerulised homme, mis teeb eriti ägedaks need võistluspaarid, nende vahelised sõidud. Jaa, ammu polegi vihma saanud, on ju? Ei ole jah, ammu saanud. Eile, üleeile. Aga tänane saade siis tõmbame kortsu. 7.30 homme oleme uuesti otse-eetris ja võib-olla kui Eigo ärkab, siis Eigo tuleb ka. Kaspar Ruus pidas meil kõik need päevad siin blogi alates neljapäevast. Ei lase küll puhkusele, Kaspar läheb Tallinnasse, sest homme on vormelipäev ja Kasparil on vaja teha vormeli podcasti koos ühe teise Kaspari ja siis Tarmo Klaariga. Kuulake ja vaadake kindlasti vormelit Viaplayst, võib-olla viimast korda. Valama pisaraid. Sest nüüd peab alla tõmbama veel kallima aparaadi endale F1 TV. Oota, kõiki asju neid hakkad subscribe-ima, siis... Viaplay subscribe'is saad lahti 12 eurot maast leitud. Siis on rahakott kuu lõpus tühi ja kõik läheb autospordi või motospordi all. Jah, aga loodame, et tegelikult eestikeelsed vormeliülekanded ikkagi naasevad sinna, kus on nende õige koht. Ja 6. käik on alati tasuta vaatamiseks. Jah, vaatab kui kaua.
kui hästi populaarseks läheb, äkki paneme müüri. Siis hakkame küsima. Jah. Aga aitäh kuulamast, vaatamast, vastake sellele lipuküsimusele nüüd lõpuks ära. Tahaks lipust lahti saada. Et kurb oleks, kui see siia jääks siia lennuväljale kopitama. Jaa, kohtume juba homme 7.30 ja mõnusat õhtut. Nii on. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista 50 aastat Värska originaali. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.